tänu, õnnistatud pühapäeva. See on see imeline päev, kui sinu kogudus tuleb kokku erinevates paikades, et ei saaks kuri täieliselt mõjuda. Aga täna ma tahan palvetada, palun Isa, näita, kui väga sa mind armastad, kui väga sa sind, Jumal, armastab. Las mina olengi see sinu evangeelium. Issand, tee meist igast ühes see enda evangeelium. Las mu elu olla sulle ülistuslaul. Ilmuta minu elus ja sinu elus oma rõõmu. Palun, ära anna minu suhtes alla. Ära astu kõrvale. Ära anna alla kõigis neist plaanides ja ideedes, mis sul minu kohta on, kõikides mõtetes. Samamoodi ma palun seda sinu eest. Issand, ära anna mitte kellegi suhtes alla. Isa kallis, ma tean, et on olemas palju rohkem kui see, mis praegu täna on olemas ja mida me silmaga näeme. Isa, ma tänan, et sina oled oma rahva kiituse, ülistuse keskel, et sina oled oma sõnale see jõud ja vägi, Issand, las täna sinu vägi voolab sinu ilmutatud sõna läbi. Ma palun tõesti Jeesuse nimel, Issand, saa meile kõigeks. Tänu sulle. Ja kuna tänasel imelisel hommikul on minu jutluse pealkiri, et ikka kestab Jumala heldus, ikka kestab see Jumala eriline headus, siis samas kestab ka see otsimine ja päästmine. Sest ta ütleb, et tema, Jeesus, tuli otsima kadunut. Ta tuli otsima neid, kes on vaevatud ja koormatud. Vahel me justkui unustame ära, arvame, et ta tuli neid täiuslikke, neid juba väga tublisid otsima, aga tema ütleb, et tema tuli otsima kadunuid. Päästma neid koguni. Igast asjast välja päästma, mitte ainult tihti on see päästmine meil niisugune kitsa arusaamisega asi, et kui ma olen Jumalaga lepitud, siis see on ka päästmine. Ei, aga ta päästab meid erinevatest olukordadest, erinevatest situatsioonidest, erinevatest mõttekäikudest välja. Ja tahakski lugeda laulud 136. Ma tean, et kuskil mingil suurel teenistusel on niimoodi tehtud, et pool saali luges 101 ja pool teine, aga meie teeme niimoodi, et mina loen 136 salmist selle esimese osa igast salmist ja Lea loeb teise osa. Niimoodi me välja mõtlesime ja me tahame tänada sind, Issand, ja ma alustangi. Tänage Issandat, sest tema on hea. Sest tema heldus kestab igavesti. Tänage Jumalat, sest tema heldus kestab igavesti. Oi, vabandust, ma lugesin sinu eest. Loen nüüd see uuesti. Tänage Isandat, sest tema heldus kestab igavesti. Teda, kes üksi teeb suuri imetegusid. Sest tema heldus kestab igavesti. Teda, kes arukusega on teinud taeva. Sest tema heldus kestab igavesti. Teda, kes on laotanud maa üle vee. Sest tema heldus kestab igavesti. Teda, kes on teinud suured valgused. Sest tema heldus kestab igavesti. Päikese pannud valitsema päeva ajal. Sest tema heldus kestab igavesti. Kuu ja tähed valitsema öösel. Sest tema heldus kestab igavesti. Teda, kes lõi surnuks Egiptuse esmasündinud. Sest tema heldus kestab igavesti. Ta tõi Iisraeli nende keskelt välja. Sest tema heldus kestab igavesti. Vägeva käega ja välja sirutatud käsivarrega. Sest tema heldus kestab igavesti. Teda, kes lõhestas kõrk ja mere kaheks. Sest tema heldus kestab igavesti. Ja laskis Iisraeli minna sealt läbi. Sest tema heldus kestab igavesti. Ja puistas vaara ja tema väe kõrt ja merre. Sest tema heldus kestab igavesti. Teda, kes juhtis oma rahvast kõrbes. Sest tema heldus kestab igavesti. Teda, kes lõi surnuks vägevad kuningad. Sest tema heldus kestab igavesti. Ja ta lõi maha suurt sugu kuningad. Sest tema heldus kestab igavesti. Siihoni eemorlaste kuninga. Sest tema heldus kestab igavesti. Ja Oogi ja Baasani kuninga. Sest tema heldus kestab igavesti. Ta andis nende maa päris osaks. Sest tema heldus kestab igavesti. Päris osaks oma sulasele Iisraelile. Sest tema heldus kestab igavesti. Teda, kes meid meelde tuletas meie alanduses. Sest tema heldus kestab igavesti. Ja vabastas meid meie vaenlaste käest. Sest tema heldus kestab igavesti. Teda, kes annab kõigele lihale roa. Sest tema heldus kestab igavesti.
tänage taeva Jumalat. sest tema heldus kestab igavesti. Aamen. Aamen. Et alustades sellest me justkui unustame ära, et sihuke tunne käib nagu pirukas piruka vastu, mina teen seda, siis Jumal teeb seda, nüüd sellepärast sündis mulle see. Kuigi me vanad kristlased ja vahel me läheme sellise mõtlemise sisse. Ja järgmisena ma tahaks võtta välja Luuka evangeeliumi 19:10 ja korrata veel seda mõtet, mis ma kord juba ütlesin, et inimese poeg on tulnud otsima ja päästma. Ta lausa otsib neid kadunud ja päästab neid kadunud. Kui midagi on sinulgi kadunud, on sul tervis kadunud või midagi, on sul mis iganes suured laenud peal, on sul kadunud lootus elus, Jumal on see, kes tuleb koos sinuga sinna, kus sina otsid seda. Ei ole nii, et nüüd sai päästetud, nüüd sa pead ise hakkama saama, sellepärast, et no sellest üle ju piisab, et sa oled päästetud, eks, et sa oled Jumalaga lepitatud. Aga Jumal ütleb, ei, ma jätkan seda tööd sinu sees, ma otsin kadunuid, ma kogu aeg päästan neid olukordi ja teen midagi. Ja üks kirja kohta on veel Rooma kiri 11:5, kes leiab esimesena, saab lugeda. Nii. Nõnda siis on ka nüüdsel ajal jääk alles jäänud armu valiku järgi. Nii, vaata, siin on arm, just see jääk, mis on järele jäänud. Me mõtleme, kuidas me küll siiani alles oleme, eks ju? See on nii suur Jumala arm, et me oleme alles. Me tihti mõtleme, ma olen kuulnudki, inimesed ütlevad, kes see küsis mu käest, tahan ma siia ilma üldse sündida või taha, eks? Aga kui sa mõtled selle asja peale, mis on selle taga, kui mina olen sündinud siia maailma, siis minul on võimalus saada osa sellest igavesest lepingust, taeva kuningriigi täiusest. Kui ma ei sünni siia maailma, ma ei saa sellest osa. Nii et kas ei ole suur arm, et me oleme praegu siin, me elame, me oleme alles, me oleme isegi, ma võin lausa motiveeritud, me oleme õnnistatud, me oleme täis Jumala tarkust, et jääk on alles jäänud, see on ka armuvalik. See on niisugune suur arm ja tundub nagu armuvalik on, et Jumal mõne vastu on armulisem, tema nüüd valis välja või ma ei tea, mis tähendab üdini see mõiste armuvaliku järgi. See on suur arm, seda ma saan küll aru. Ja võtan selle suure armu vastu, nüüdsel ajal on jääk alles jäänud armuvaliku järgi. No see on ikka tõesti niisugune sõna, et mitte armust, vaid tegudest me räägime, eks ole, et me võime seal rääkida, kui ilusaid tegusid me teeme. Ta ütleb, et ta ei ole tõuganud välja oma rahvast ega ära. See rahvas, keda ta ette ära tundis, kes talle vastu hakkas, ta ei ole teda ikkagi ära tõuganud, ta on ikka armuline, halastab, just lugesin, kuidas ta tõi välja oma rahva, kuidas ta suuri kuningaid, kuidas ta annab pilvede kohal, meie kohal kogu vihmapilved. Noh, ta ütleb vee sinna üles ja vee voolab igal. Missugune arm? Meie viljapõllud saavad vett ja nad vajavad seda vett. Meiegi 70% meie ihust on vesi. No, kuidas sa selle küll teinud oled? Mul tekib siuke tunne vahest, et kas see sama minu ihu, et tegelikult minu ihust kõige suurem organ ei ole mitte see lihased ja võib-olla nii vaatab rasv ka, aga et tegelikult, nagu ütleme, me tegelikult, see on nahk. Kas ei ole suur ime? Ma puudutan kõigega, minu nahaga. See tajub tuult, see tajub külmus, see tajub kuumus. Ma ei lähe ahju vastu oma käega. Kui mul kõik refleksid töötavad ja kui mul on tundlikkus alles, kuidas Jumal selle kõik niimoodi tegi? Ma vahest, kui ma selle peale, iga päev me ei mõtle selle peale, aga vahest, kui sa jäädki mõtlema, siis tekib küll, sa oled nii armuline, sa oled tõeliselt armuline, sa oled kõik nii targalt teinud, sa oled ülikülluslik, ülivoolav ja siis kas vahel ei teki siuke mõte, või minul tekkis, et ennem kui ma loen laulud 32, 1 ja 2 ja siis ma tahan lugeda veel 5 ja siis ma tahan lugeda sealt veel 7 kuni. Nii, kas sul on lahti, Lea? Võta see, mul on täna agaralt piibel lahti. Võta lahti sina laulud 32 ja loe 1 ja 2.
ja siis 5 ja mina loen siis sealt edasi 7. Taaveti õpetuslaul. Õnnis on see, kelle üleastumine on andeks antud, kelle patt on kinni kaetud. Õnnis on inimene, kellele issand pahategu ei arvesta ja kelle vaimus ei ole kavalust. Just. Vaata, suured kriteeriumid on see, et üleastumine on andeks antud. Ma võin mis teha, seda ei oleks saanud andeks anda, kui Jeesus ei ole maksnud minu eest hinda. See ei oleks võimalik lihtsalt olnud. Ja praegu me ütleme, oli siis vaja, et ta nüüd suri, Jumal ei oska sellest üle astuda või. Aga ta ütleb, õnnis on inimene, kelle paha tegu issand ei arvesta. Ta ütleb, me oleme kõik teinud, me oleme kõik Jumala aust, me oleme kõik patu teinud, me oleme üldse patuveli. Kuigi, ja nüüd ta ütleb, aga siiski, kui see Taaveti laul on, sa just ise nimetasid ära, see on Taaveti laul. Taavet, kes sai jube kuulsaks sellega, et ta rikkus abielu, eks ole ju. Ja ometigi Jumal ütles, et ta oli mees minu südame järgi, kellele Jumal ei arvestanud patu, ta palus andeks, ta sai andeks. Ja temas ei olnud kavalust. Vaata, see on ka, tihti me vahest ei tunne ise ennastki ja siis tõesti tekib siuke tunne, et kui keegi kõrvalt vaatab, kuidas ta küll aru ei saa, et ta puusse paneb, eks ju. Teised võivad seda aru saada, aga vaat mina ei pruugi aru saada. 5 loe ka, Lea. Oma patu ma andsin sulle teada ja oma pahategu ma ei katnud kinni. Ma ütlesin, ma tunnistan issandale oma üleastumisel. Siis andsid sina mu patu süüteo andeks. Just. Seela. Saru, et kui me olemegi ükskõik millises olukorras, tead, mina võin vahest öelda, et mul on elus olnud olukordi, kus ma ei olegi saanud aru, et see, mis ma teinud olen, on patt. Näiteks, kui ma võtan mingi asja, ma usun seda. Ma usun, et mul lähebki kõik nässu, olukorrad ju näitavad seda, eks ole ju. Lihtsalt olukorrad, elusituatsioonid. Ema suri ära, isa jättis meid maha. Ma võin öelda, et õudne elu, ei ole õudne tegelikult, aga see oli teatud periood. Ja nüüd, kui me räägime sellest, issand, sa oled nii armuline, aga ma ei ole seda sinu eest varjanud, aga mulle tundus, et ma isegi ei saanud aru, et ma tegin valesti, et ma haletsesin, et ma nutsin, et ma nii meeletult selle leinaga tegelesin 5 aastat. Kui me mõtleme, et kui vahest me lähme selle sisse, selle kõigi sees on ikkagi Jumal armuline. Kõige selle sees. Ma olen sellest ammu välja saanud. Nüüd ma vaatan seda olukorda, millest on mind nagu ära päästetud, välja tõmmatud, õigeks tehtud, andeks antud minu südames. Üldiselt ma ei ole väga kavala südamega absoluutselt. Ma ise loen nüüd 7. kuni 10. Sina oled mulle peidupaigaks, sa hoiad mind õnnetuse eest, sa ümbritsed mind pääsemise hõiskamisega. Kui palju me mõtleme vahest umbes niimoodi, et tulles siia kogudusse kasku, mis sa siin lärmad ja mis sa siin hõiskad ja mis sa siin rõõmustad, eks ole? Just niimoodi see peakski olema. Hõiska, kiida, hüüa, rõõmusta, sest õnnis on inimene. Mul on ju tegelikult põhjus, miks ma rõõmustan. Mul on mu patt andeks antud. Iga pühapäev, kas ma selle sama vana asja eest, süda on mul terveks saanud või et Jumal on mind sellest suurest leinast välja toonud niimoodi, et pärast sain aru, mis ma tegin. Mul on iga pühapäev põhjust teda õisata, sest teate, ma armu läbi ma ikka veel elan. Ma võin näha hommikul päikesepaistet. Ma võin käia ujumas ja nautida, mida ma nii väga naudin tõesti ujumist. Ma näen, ma ujun vesirooside keskel. Kui õnnis see inimese elu saab siis olla, hommikut alustada vesirooside keskel. Siis ma ütlen küll, teate, Jumal tõesti armastab mind. Ta tõesti hoolib minust, ta teab, mis mulle meeldib. Ta on toonud mind elama paika, kus on veekogu. Mina ei osanud seda planeerida, mind kuidagi juhiti siia. Nii et tema, sa ütled, ma teen su targaks ja õpetan sulle teed.
tänan sind, Jumal, selle eest. Mida sul tuleb käia, seda teed ta mulle õpetab. Ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides. Ärgu olge nagu hobused, nagu muulad ilma aruta. Neid tuleb suuliste ja valjastega taltsaks teha. Muidu nad ei tule Jumala ligi. Neid peab kogu, nagu öeldakse, nagu kukuvad porisse, näoli maha. Nagu öeldakse, kõik on ära varastatud, vaat siis nad hakkavad jälle Jumala poole hüüdma. Kas tõesti sa oled nagu sõge loom? Sa ei ole ju ometi elajas, sa oled inimene. Sul on arusaamine. Kas tõesti sõber on sinuga sõber, ainult siis proovi olla sõber sellele, kes mitte midagi sõbralikku sulle vastu ei tee. Lõpuks see sõprus lihtsalt taandub, ta jääb ära, ta jääb kuskil jube kaugele. Ja kunagi oli see sõber. Aga näiteks mul on mõned vanad sõbrad kooli, ikka veel me helistame, soovime õnne, mingi hetk isegi elus saame 20 aasta tagant kokku. Aga see on see, et seda sõprust justkui, mul on mitmed niisugused sõbrad, ma usun sinul ka ja meil paljudel teistelgi, et muidu oled eemal, aga kui kokku saad, nagu poleks üldse vahepeal lahus olnudki. Täpselt, siuke usaldus ja nii, loen edasi 10. Õelal on palju valu, aga kes loodab issanda peale, seda ümbritseb heldus. Rõõmutsege issandas ja ilutsege te õiged. Ilutsemine on tõesti niisugune, ilus olemine. Ma vaatan, ilutsemine on igasugune pühitsemine, juubeldamine. Ta hõiska ja hõisake kõik, kes te olete õiglased südamelt. Isegi seda ei ole ma ise suutnud teha, et ma oleks ennast õigeks teinud. Eks? Ma ei ole seda ka ise teinud. Õiglased südamelt, sest Jeesus on mind õigeks teinud ja sellega mul on põhjust jälle hõisata, rõõmustada. Ja nüüd, kui minna täna, kust me siis kinni oleme või kust tuleb see koht, mille kohta me ütleme, miks mõned olukorrad on viinud meid kuskile nii kaugele nagu sellest õnnis olemisest või rahul olemisest. Piiblist kõige grotesksem näide on see sama mees, kes kõndis surnuhaudades, see oli tema elupaik. Surnuhaudades. Teda oli pandud küll kettidega kinni, küll proovitud aheldada, mitte üks kett teda kinni ei pidanud. Möirgas, rauskas, Piibel räägib lausa, et ta tagus ennast kividega. Kuidas üks inimene saab niimoodi käituda, me ütleme? Aga seal oli keegi teine valitses tema sees. Ja Jeesus ütles tema kohta niimoodi. Välja rüvedad vaimud. See on Markuse 5. peatükk, millest ma praegu rääkisin. Jeesus ütles välja rüvedad vaimud ja siis vaimud veel ütlesid talle niimoodi, ära meid saada meid sigade sisse. Kujutate, siis kui sa mõtled, kui rüve see vaim pidi olema, kõik see mitu tuhat siga nendest olid nii pöörased, et tormasid kaljust alla, uppusid kõik ära. Aga kui sa nüüd mõtled seda vastu, me ütleme, oi näed, vaata kui terve kolhoosi sigalad, kõik hävitati ära ühe korraga või mis iganes. Aga kui sa mõtled seda teist poolt, seal teisel pool oli üks mees. Ja Piibel kirjutab, pärast seda, kui rüvedad vaimud olid välja aetud, ta istus riietatult ja mõistus oli selge. Siis ma mõtlen, Jeesus päästis ta ära. Ja seesama vägi on täiesti olemas. Seesama vägi toimib ikka veel. Või kas või kadunud pojalugu. Täiesti poeg oli olemas. Kui palju on neid Jumala lapsi, kes on tulnud, saanud lepitatud Jumalaga ja mingis hetkes, ma ei tea, mis asi juhtus, küll keegi armastas neid vähe, küll ta ei saanud oma võib-olla kõiki andeid kasutada, mis iganes, koguduses on igav või mis seal kõik on. Aga Jumal ütleb, mina seadsin koguduse, nagu me eelmine teenistus just rääkisime. See on tema seatud institutsioon, see on tema seatud koht, mille kohta ta lausa ütleb, et siin on minu pruudid koos. See on tema vääriline, ta teeb tööd selle pruudiga ja see kadunud poja lugu on umbes samamoodi, et ta oli ennem seal, aga ta tõmbas minema, sest tal sai, isa, anna mu pärandus, ma nüüd lähen, löön laiaks, kuni ühel päeval tal tuli meelde, mul on üks isa kodu, nii et alati kõik kadunud saavad tagasi pöörduda nii kaua, kui veel on armuaeg.
nii kaua, kui seda kogudust ei ole veel ära võetud siit maa pealt. Ja nüüd ma tahan jõuda sinnani, ma tean, et ma olen sellest rääkinud mingil hetkel, aga ma tõesti tahan täna korrata täiesti teadlikult. Meie mõtetes on vahel kindlustused ja teine mõiste selle kohta on piiravad veendumused. Nii nagu ma ütlesin oma ema Leina ajast, 5 aastat ma kütsin oma emotsiooni üles täiesti teadlikult, lugedes ema luuletusi ja et ma ei tea, mis mõtted mul seal taga eriti olid, kes seda enam kõike peensusi ei mäleta, kas ma siis ei unustaks ema ära või kuigi ma isegi, mul ei olnud seda mõtet, aga mul oli see, et ma lugesin ema luuletusi ja siis lasin tundide viisi ja 5 aastat niimoodi järjest. Kui ma kodus käisin, võib-olla pedasku õppisin. Ja nüüd see on üks asi ainult, see on minu enda näide. Aga kujutage ette, kui palju neid näiteid on paljudel inimestel, kes tunnevad, miks mul sellises olukorras olin nii pikka aega. Ja need samad mõttekindlustused, see pole üldse mingi tähtsusetu eraasi, see on sinu ja Jumal ütleb, mina otsin ja mina tahan neid kadunuid päästa. Ja kui need kindlustused, need röövivad meilt ära jumaliku ilmutuse, need röövivad ära meile Jumala poolt mõeldud õnnistused. Sõna otseses mõttes tähendus, et seda mõtlemist, meie tavalist mõtlemist võrreldakse. Meie mõtted töötavad niimoodi, et käib siuke ring liikumine meie mõtetes. Vanad mõtted tulevad tagasi, vaata kui räägitakse sellest, et osadel inimestel tekivad teatud mäluprobleemid, siis ta ütleb, et need vanad asjad on neil veel meeles, aga uued mälu ei fikseeru üldse, ei kindlustu tema mällu. Aga ma räägin, et praegu me oleme siin selles hetkes, kus me ütleme, et meie mõte töötabki niimoodi, et ta teeb ringe. Aga kõige nõmedam selle juures on see, et vahel me võtame need mõtted ja mis on tulnud, sa oled kellegagi juttu rääkinud, keegi ütles, see kuidagi häiris sind ja siis sa keerad seda mõtet iseenda peas ringi. Sa toota taas ja taas. Tegelikult siin peaks ütlema, ma kohe jõuan kirjakohani ka, aga tead, saatan on väga huvitatud sellest, et sul oleksid need kinnised mõtted, ehk Piibel räägib selle kohta kindlused. Su mõttes on mingi kindlus ja mina paneks selle kohta lausa kindlustus või nagu majakene kindlustus, üks niuke väike ajakene siin aju sees, siin peas on ajus ja siin on igasugused niuksed kindlustused ja need on siin võib-olla mitmeid tükke. Nii, ja nüüd vaenlane üritab väga, et neid oleks meil ikka alles, et me kindlasti neist lahti ei saaks. Ja vahel on need sellist, et sa ei saagi aru, et need sul on. Nüüd on ka niisugune asi nagu meie mõistus. Kõik meie mälu ja kõik see ja emotsioonid. Sinna jäävad mõned asjad, mille kohta öeldakse hirm, obsessiivsed mõtted, paanika, segadus, piinavad unenäod, raskustunne, süüdistus, hukkamõist. See on kõige levinumaid ja valesti tõlgendatumaid teemolikke seoseid, sest enamik isi silistab selle ärevuse ja depressiooniga ennem veel, kui keegi arugi saab, et selle taga on vaimne juur. Kui inimene on nii pikalt depressioonis ja teda ravitatakse tablettidega, vahel on inimene on füüsiliselt haige. Ja kui me Piibli peale mõtleme, siis oli üks naine, kes oli küürus. Ta kõndis nagu konks. Jumal ütles välja see haiguse vaim, mine välja. Et haigus on ka vaim. Mine välja, ta sai terveks. Veritõbine naine puudutas. Ta oli kõik oma vara selle haiguse pärast ära raisanud. Nüüd ma nimetasin seda Markuse evangeeliumis seda, et huvitav, et see mees, kes sai just sellest koobastes, kui ta lõugas seal, ütleme, haudades, sest eriti Iisraelis on see, et seal on koobastesse rajatud ju hauadeks. Meil, kui ma vaatan Eesti surnuaeda, meil ei ole eriti need koopad niimoodi või hauad nagu lahti tühjad, eks ole. Aga seal on võib-olla vahest mingi kivi tuli eest ära, vaata kui tükk aega, siis inimesed, ma ei tea, nad paigutavad need
luud ühte kohta ja sinna saab täitsa, ma tean, et kui ma käisin Kreekas, siis seal on see matmiskomme, kus kui on inimene maetud teatud aeg on, siis pannakse tema luud ühte karbi sisse ja siis on niisugused majakesed, kus siis on kõik need inimeste sildid peale, kõik on karpide sees niimoodi. Nii et niisuguseid erinevaid ja kujutate, kui tema nüüd käis seal nendest, nagu me räägime seal, kus hauad olid nüüd kivist ja käis ja seal ja äkki üks hetk, ta oli täiesti selge mõistusega. Nii et Timoteuse kiri ütleb, meil tuleb võidelda korra kohaselt, et me saaksime võidu. Ahaa, mina mõtlesin, lahmime igaks juhuks, paneme kõik teimonid seina äärde, igaks juhuks lahmime siin, lahmime seal. Ta ütleb, püha vaim on see, teil tuleb korra järgi teha seda. Mõtle sellele, mis ma ütlen, et issand annab sulle arusaamist kõigest, see oli 2 Timoteuse 1:7. Mõtle sellele, mis ma ütlen. Kui Jumala vaim sinuga räägib, mõtle sellele, ta annab sulle arusaamist kõigest. Kurat sihib sinu mõistust, ta tahab, et su mõtted juhiksid isegi su tegusid. Ei ole ainult, et sa mõtled ja lased oma mõtete ringlus. Lõpuks sa hakkad tegema, sa hakkad teatud inimesi vältima. No, mõnda inimest mina väldiks ka. Kui ta tuleb iga kord ja pritsib sulle ikka ülbust ja õelust, siis ma tõesti väldiks seda inimest. Mul ei ole vaja sellega, nagu öeldakse, meelega, aga saatan on väga osav meie enda mõtetesse viima neid nooli, et süüdistus kuulub sulle, ennem kui sa aru saad, sa mõtled, mina olengi selline. Ja füüsiliselt ka saatan sihib igasuguste krooniliste haiguste, nõrkustega, valuga ja Luuka 3 nimetab sõna-sõnalt on nõtruse vaim. Inimene oli täiesti nõder, nõrk, hoidis 18 aastat painutatuna ja vigasena ühte naist. Me mõtleme, mis asja, ikka arstidega ravime seda inimest, no ei saa ju ravida. Kui ta oli kõver, sa ei saa. Praegu ka arstidel on teatud maani ainult see oskus. Aga edasi, vaimulik pool justkui jääb kuskilt välja. Mõnikord on vaja tervendavat palvet ja vabastamist palvet ja nende teadmine ongi pool võitu ja need kinnismõtted tegelikult piiravad meie veendumusi, nad võtavad ära meilt võimekuse, et me näeksime seda üldpilti, sügavust, laia haardelisust. Ega muidu Efesuse kiri 3:18 ei ütle, ma ilmutan, et mõtleksime, või ma võtan selle kohe lahti, et Jumala sügavust, laiust, mõõtmatust, Efesuse 3:18 ütleb niimoodi, et te suudaksite Kristus usu kaudu elaks teie südames ning et te oleksite juurdunud ja kinnitatud armastuses. Ja kui me nüüd ütleme selles olukorras, kui sellised asjad selle mehega olid, et ta seal haudades lõugas, kas ta ealeski mõtles, et Jumal teda armastab? Ja kui sina oled mingis olukorras, oi, Jumal on mind vist maha jätnud. Tegelikult, kui sa oled kord saanud lepitatud, no see mees ei olnud lepitatud Jumalaga, ta sai. Siis ma mõtlen, kui mina olen Jumalaga lepitatud, siis ma ei peaks kunagi enam mõtlema, ta mind ei armasta või ma olen kuskil mööda pannud. Ta ütleb, ta ei ole niisuguse kaksipidise meelega nagu inimesed. Inimesed saavad kokku, on ja armunud, siis läheb mööda pool aastat ja siis nad kukuvad nääklema. Sellepärast, et vähe aega oli kokku kasvada, vähe aega oli teineteisega õppida tundma, siis äkki hakkate selle käigus avastama ja siis närrite, üks on omamoodi. Selle asemel, kuule, proovime teineteist mõista, ühildame need erimeelsused, räägime rohkem. See on nii naljakas asi, et kui ma olen saanud mõnda paari natuke nagu rohkem nõustada, inimestel on tohutult kiire, kui nad hakkavad abielluma. Nad tahavad need nõustamised teha nii väikeseks, kui saab. Ja siis mina tahan hirmsasti proovida võimalikult palju seda asja, materjali ühte kokku panna, et asjad oleksid läbi räägitud. Ja vahest ma mõtlen, et ma tean, et mul on üks inimene, ma ütlesin talle, et mul on nii mitu tundi. Ei, nii pikalt, mina küll ei taha. Siuke tunne, et meil on kogu aeg need pisikesed klipid ainult paluks mulle anda abielu nõustamiseks. Need pisikesed klipid, kuidas neid kutsutakse, need niisugused häkid, eks ole ju. Neid paluks mulle anda. Ja tegelikult, et me mõistaksime sellepärast,
kui need kindlustused on või kinnismõtted, mis meie sees on, tegelikult need on nagu moonutavad filtrid. Tead, ütleme, et sul ongi mingi asja kohta üks nägemuse ilmutus, aga tead, kui sul on see niisugune kinnismõte siin peas, siis tegelikult selle tõttu isegi sinu olemasolev ilmutus taandub ja kuivab kokku, moondub ja üldiselt vastuvõime informatsioon, näiteks keegi räägib sulle midagi, sa ei suuda informatsiooni reaalselt vastu võtta samaväärselt, sest sul on mingi mõttekõrgistus ja see läheb kõik läbi sinu filtri ja sa päriselt ei saa ka aru. Või ütleme näiteks, teine räägib sulle ja sa saad täitsa teistmoodi aru. Noh, me oleme ise kogenud neid asju kui palju elus, eks. Ja nüüd see mõte niisugune, mina olen leidnud ujudes nüüd siis basseinist niisugused huvitavad peibutised. Need on nüüd, ja mõlemal sellel peibutusel on kahel pool, üks on siia lehekülge kinni jäänud ja mõtlen, et need on need Mait, üks jäi siia kleidi külge, see ei ole väga soovituslik, et ma mõtlen, et see läks katki see peibutus, vaata, saatan paneb peibutuse välja, aga mingi asi on selle katki murdnud. Siis see peibutus, aga neid müüakse poes oigu palju, see pole üldse probleem. Ma tahan lihtsalt öelda, et vaata, kui saatan hakkab sind peibutama, sellel peibutusel on 2 konksu. Ja omakorda 3-osaline on see konks. Nii nagu see, ankrud on vist 2-osalised. Ja siin on kala jäänud kinni siia ja kujutage ette, ta paneb siis siia, nagu ma ütlen, meil peas on see kindlustus ja nüüd siis need jäävad sinna ilusti kinni. Ja ühel hetkel sa oled nagu marionettnukk. Tead, need nöörid on kõik seal ühes kohas koos ja siis tuleb välja, et sinu mõtteid juhibki hoopis keegi teine. Sa ei olegi üldse adekvaatne. Ja nüüd, kui sa tunned täna, et äkki minul ongi see sama asi, siis tead, ma ütlen sulle, Jumal ikka veel otsib, keda saaks aidata. Et kui sa oma südame avad, et siis sa saaksid neist meeled, ma mõtlen, selline konks ei tule kellegi küljest ära jälgi jätmata. Aga tead, ma ütlen sulle, Jumal võtab selle sinu küljest niimoodi ära, et sul kõik terveneb ja kõik paraneb. Jääb ainult võib-olla mälestus sellest, kuidas sa olid selle otsas, kuidas sa rippusid. No ausalt öeldes, kui sa nüüd seda vaatad, see on ikka, siin on veel mingi niuke, mis näitab nagu elendab, et sa saaksid ikka hästi konksu külge kinni, et siin, kõik on ju peidetud, eks. Need peibutused on tegelikult ju tehtud ka, et petta. Ja tegelikult, kes on saatan? Valetaja, moonutaja, varastaja, eks? Ta tahab, ega siis niisugused asjad, kui me ütleme, meil on mõttekindlustused siin meie sees, et ma nüüd õudsad hästi saan aru, et plaks, ma kohe sain aru, see on minu mõte. Sa ei saa pikalt aru. Ei pruugi üldse aru saada. Siis läheb mingi aeg mööda, Jumal ilmutab sulle midagi. Mina võin seda enda kohta väga selgelt öelda. Et nüüd, et meil on antud Jumala sõna, 2 Korintuse kiri, seda peaks kohe ilusasti koos lugema, et Jumal on andnud meile tõelise relva ja 2 Korintuse kiri ja 10. peatükk. 10. peatükk ja salmidest 3. Sest ka lihalikus ihus elades ei sõdi me selle loomuse järgi. Lihalikus ihus on kuskil mul, jalg valutab. Mis ma siis teen? Otsast ära, siis enam ei valuta. Aga me oleme kuulnud, et on olemas isegi fantoomvalu. Jalga pole olemaski, ikka valutab. Inimene on halvatud ja tohutud valuspasmid käivad, kuigi ta muidu on täiesti tundetu, aga valu ta tajub. See on, ma ütlen, me oleme ikka väga huvitav, mitte huvitav, vaid niisugune väga peenelt on Jumal meid loonud. Nii 4. salm, meie võitluse relvad ei ole ju lihalikud. Ei ole ainult see, et lihaga me võitleme. Jalg otsast ära, mured läinud. Käsi otsast ära, silm peast välja, mure läinud, eks. Niimoodi ei käi asjad lihtsalt, sest et alati ei ole see, need on Jumalas vägevad kindluse maha lõhkumiseks, need relvad, mis on need vaimulikud relvad.
Jumalas meie võitluse relvad ei ole lihalikud, vaid need on Jumalas vägevad kindlust. Mis me siin räägime? Me räägime ju täna kindlustest, mis meie peas võivad olla, mis võivad olla meie arusaamistes, kindlused, mis võivad olla meie suhtumistes. Ta ütleb, isegi mõni on niuke kõva targutaja, kui sa tahad talle isegi midagi rääkida, sa ütleb lausa siin, et me kummutame targutused. Täiesti selgelt ütleb, mõni no niimoodi targutab ja siis mõtled siuke tunne, ta tunneb Jumala sõna ja ta sirgelt targutab. Kuidas seda vahet teha? Sinu vaim teeb selle vahet. Me purustame iga kõrkuse, mis tõstab end Jumala tunnetuse vastu. Vaadake, meie sees on midagi muud, on üks tunnetus siin. Ja vahel see tunnetus on niisugune õrn, nii et ei ole kohe hästi selge. Aga kui sa nagu pikemalt mõtiskled selle üle, see olukord on sinu ees, siis mingi aeg sa tunned, kuidas see saab kindluseks, see saab väga suureks tarkuseks su sees, sest sa küsid abi Jumala käest ja see tunnetus, mis meie mees, me võtame vangi Kristuse sõna kuulmisesse kõik mõtted. Mina isiklikult olen läbi elanud niisugused, kus tuleb üks mõte su pähe, mul oli antud olukorras lihtsalt näidis, ma vaatasin mingit filmi ja tead sa süked, lähen magama ja see on sellepärast kõige lihtsam näide, et niimoodi käivad muud asjad ka. See mõte, tead, ma ei tahaks selle peale enam mõelda ja keerleb mu peas. Lõpuks ma sain aru, kuule, mul on antud, ma ütlen välja sellel mõttel, sa ei tiirle enam, mul on meelevald vaigistada ja panna iga mõte vangi, kes niimoodi, dikteerib mulle lausa. Ta võttis ära mult, ma ei tea, mitu tundi uneaega. Sellepärast, et see mõte või see filmist mingi jäänud klipp, ütle ära vaata siis filmi, eks ole. Mina ei teadnud, et see mul niimoodi meelde kinni jääb. Me oleme valmis nuhtlema iga sõna kuulmatust, kui teie sõna kuulelikkus on saanud täielikuks. Vaadake silmnähtavat, kui keegi on veendunud, et ta on Kristuse päralt, arvestagu siis eneses ka seda, et nagu tema ise on Kristuse päralt, oleme seda ka meie. Tead, sina oled Kristuse päralt, mina olen Kristuse päralt. Me mõlemad oleme Kristuse päralt. Ei ole nii, et mina võtlen sulle, vaat niimoodi peab just ainult olema. Ja kui lihtsalt me mõistame kohut, ei ainult niimoodi on, nagu mina arvan. Kui sulle Jumal on just ilmutanud ja sa teisele räägid, siis temal on õigus see läbi katsuda. Ta ei pea isegi seda vastu võtma. Isegi kui sina tead, et see oli laus tõde, mis Jumal sulle ilmutas, teine katsub läbi, sest et see tema sees on täpselt samamoodi püha vaim nagu sinu sees. Ja 8. salm, sest kui ma ka kiitleksin meie meelevallast, mille issand on andnud teie ehitamiseks ja mitte mahalõhkumiseks, siis ma ei jääks häbisse. Nii et meil on antud see vaimutunnetus, mitte kellegi mahalõhkumiseks, vaid ehitamiseks. Ja tegelikult see on minu jaoks vaenlane on need oma peibutised või niisugused püünised väga varjanud ja võimas vaat seesama Jumala vägi, Jumala tunnetus on nii võimas vägi, mis lõhub ära selle. Kõik need kõrgistused, kuidas ta lõhub ära need? Mismoodi? Kuidas need on ju mõnel võib-olla aastakümneid? Aga ma toon ühe näite. Ma kuulsin, kuidas ühes koguduses külalisjutlustaja tuli külla ja ta ütleb, et temal ilmus äkki seal teenistuse ajal triikraud. Ma mõtled, mis siin saab üldse Jumalast olla. Triikraud lehvib õhus sul. Sa näed nagu vaimupilti, kes on neid vaimupilte näinud, see teab, et see lihtsalt tuleb. Aga nüüd mina küsin, püha vaim, mida sa sellega tahad öelda? Ja siis see pastor sai ühe selge ilmutuse, et keegi on ennast nii kortsu mõelnud või nii kinni mõelnud, nii ummikusse mõelnud ja siis selles koguduses 3 naist hakkasid naerma. Niuke tunne nagu oleks kuidas Jumala vaim teadis, et nad seal on, eks.
keegi jutustas samast asjast ja siis ta ütleb niimoodi, Jumala vaim tuleb ja nii nagu sama suur, nagu teie olete, sama suur triikraud tuleb teid nüüd triikima. Ja need naised hakkasid niimoodi naerma ja siis pärast üks nendest, või ma ei tea, kas kõik 3, aga tunnistas niimoodi, et ta pole 10 aastat naernud. Sellepärast, et temas oli nii suur mingi äng ja valu ja koorem ja ometi käib koguduses, eks? Ja ta ütleb, miks see, ta ütles, et nad niimoodi naersid ja niisugune vabanemine toimus. Ma ütlen, kogudus on üks võrratult imeline koht, kui me lubame Jumala vaimul tööd teha. Aga kui sageli meie, isegi vanad kristlased, minul ei ole seda probleemi, ma nii ruttu blokeerin selle, minul ei ole seda probleemi. Okei, Jumal, kui see on tõesti sinu, juhi mind selleni, et me ei paneks seda nagu ust kohe kinni, vaid kui sa juhid, minul just tunnistasin siin õele, tuleb üks pilt, ma ei võta seda vastu, aga pärast nagu vaim kinnitas, jaa. Nii et kui ma täna tahan sind millegagi julgustada, tead, kui sul on selline kinnismõtted või mingid siuksed olukorrad, tead, hoia ennast Jumala ligi. Kui sa ei suuda üksinda ülistada, tule kogudusse, ülista koos, tule tõesti ülista, tule tõesti kiida oma Jumalat või see aitab väga palju ja teine asi, teadlikult palveta keeltes. Mitte see, et ma iga palveta lihtsalt keeltes ja siis kõik muud asjad lahenevad. Ei, sa tead sihipäraselt, kui sa oled aru saanud, et sul on mõttes mingisugune, nagu öeldakse, mingi kinnismõte, mis hoiab, mis on sulle nagu filter. Isegi kui sa Jumalalt küsid, ilmuta mulle, mis on minu mõtte maailmas need filtrid, mis on teinud mu pildi nagu kõveraks või mis on need, nagu öeldakse, kindlustus mu peas, et see saatan saab mulle neid konksusid kogu aeg ja niisugune tunne, nagu ma ei taha seda teha, aga ma teen ikka. No niisugune tunne, nagu keegi täiesti, ma ei taha üldse niimoodi reageerida, aga keegi inimene tuleb mu ette ja ma lihtsalt reageeringi niimoodi. Lihtsalt reageerin. Ise mõtlen, et mul sammu see möödas juba. Ei. Nii et, aga täna ma ütlen sulle, kõige võimsam relv on see, et sa tead, kes sa oled Jumalas. Mulle nii meeldib, kui üks pastor ütleb niimoodi, minu meelest on see Sergei Lukjan ütleb, ma olen patoloogiliselt õnnelik inimene. Patoloogiliselt õnnelik inimene. Sellepärast, et mul on elav Jumal. Sellepärast, et ta armastab mind. Mõni ütleb, et mismoodi ma olen õnnelik. Ei ole ju tegelikult. Mis ma siis hakkan valetama või? Ei. Tõde. Ehk Jumala sõna ütleb sinu kohta seda. Veel ennem, kui sa siia maailma sündisid, veel ennem ta planeeris sinu tulekut siia maailma. Ta teadis, ta kudus su neerud, su varbad, su sõrmed, su südame, kudus su ema üsas, valmistas sind, puhus juba ennem seda puhus sinusse hinge õhku ja seal ema üsas ta valmistas sind. Ta tundis ennem, ühtegi päeva ei olnud olemas, ütleb Piibel, aga tema juba teadis sinu päevi. Tal oli tuleviku mõtted, lootuse mõtted, tal oli sinu jaoks tohutu suur hea plaan. Ja nüüd äkki, kui sa sünnid siia maailma, siis me kõik arvame, no nii, meil on muidu, me lugesime, helde Jumal on meil. Aga vaata, ta oli vanas testamendis, ta oli niuke natuke karistav, palju rohkem. Nüüd ta oli kuri mingi aeg, nüüd ta hakkas heaks. Sest ta vaatas, et ei kurjusega inimestega hakkab, nüüd ma peksin, mis ma peksin neid, nüüd ma hakkan neile nii heaks, nüüd nad võivad kõike teha. Uskuge, milliseid jumalaid tahes. Tee nagu, tead seda budat või mudat või mis iganes, joogat või koogat, kõiki asju võite uskuda, igasugust moodi võite seksida, tehke, mis tahate, rüvetage oma ihu, lakkuge enda sisse kõike mürke, narkootikume, tablette, laske ühte viisi. Mina armastan. Ja tead, ma ütlen sulle, ja ta tõesti armastabki sind, aga ta tahaks sind sellest, just sellest samast. Ta tahab ikka veel sellest päästa sind, välja tuua. Ükskõik, on need sinu mõtted, on need isegi jõudnud sinu tegudesse ja ärge hinnake, arvustage enne aegu, seda tahtsin öelda, et me ise enda kohta ka, et ärme hinda ennast enne aegu, küsime Jumala käest ja siis vaatasin märkmeid, see pastor tegelikult, kui ta rääkis sellest triikraudust, ta ütles triikraud on ja siis ta ütles liukse lause ja teate, nüüd see tuleb ja teeb auru triikraud ja selle peale hakkasid naised hirmsasti naerma. Nii et ma ütlen, et vahel on tõesti vaja midagi niisugust, mis vabastab sind. Aga ma ei saa seda kunstlikult, näiteks kui ma seda praegu ütlesin,
no meie küll ei keegi, see ei toiminud sellisel kujul. Aga vaata, see on jälle see konkreetne olukord selles konkreetses situatsioonis. Kuidas ma tean, mis minu Jumal on? Minu Jumal on rõõmu Jumal, tarkuse Jumal. Ma lugesin siin laulu 96 ja tegin omal niisuguse väikse skeemi, tähendab, vaatasin kõik need lisaviited ja siis mul on, et minu Jumal, igavene Jumal, kõrge maa peal, rahvaste seas, ta ei väsi iialgi, ta ei tüdi, tema mõistus on uurimatu, tema käsk on selge, see valgustab meie silmi. Tema on kinnitanud maailma ja saared ja maa ilutseku, tähendab, maa tundku rõõmu sellest. Sina, kes sa siin maa peal oled, Jumal on tema on oma aujärje kinnitanud taevasse, jalajälg on maa peal. Ja nüüd see sama Jumal, kes ma ütlesin korra, et nüüd ta läks siis nii heldeks ja armuliseks, et meil on kõik lubatud. Jaa, tegelikult ongi kõik lubatud, sest mu süda on vaba. Mu süda on vaba, aga ma lihtsalt ei taha kõiki asju teha. Ma lihtsalt ei taha, need ei paku mulle mitte midagi enam. Ja meie Jumal, kui ma ütlesin, ta rõõmu Jumal, ta paneb meil naerma, ta pakub meile imesid ja alati enne igat imet ta annab meile ühe märgi. Mis te arvate, mis märgi ta annab, kui imed tulevad? No ma ütlen ette Saara. Jumal tekitas naeru Saaras. Kui sa nüüd reaalselt mõtled olukorda, kus Saara oli, mees 100, no nii kui peaks enam lapsi saama, eks ju. Nii, naine 99 ja siis tulevad inglid, sootuks ja me ütleme täiesti hiljaks jäänud selle imega, eks ole ju, täiesti inimlikult võttes, täiesti hiljaks jäänud ja siis tuleb, ütleb, no järgmine aasta me tuleme, teil on laps. Jumal valmistas, nagu seal on nagu, et siis toimus niisugune asi, nagu ta tekitas Saaras naeru. Saaras on naeru, ei, ma ei naernud. Ta tegelikult see olukord ju tekitas naeru ja siis tuli ime. Vahel on niisugune tunne, et me oleme nii kaua tahtnud seda ja siis tuleb mingi nagu vaheetapp, et nagu ja siis kuidagi nii lihtsalt tuleb. Kuningriigis on alati laienemine, paljunemine, kasv. Seega toimub alati vaimne kasv, meie mõttemaailma kujundamine. Et ma toon ühe niisuguse kummalise näite, mis minu, võib-olla meil kõigil on vahest niisugused rahvaretsed mõtted, tuleb välja, et me oleme kõik saanud hariduse, on ju? Me oleme kõik koolis saanud hariduse. Üks haridusosa on kindlasti matemaatika. Nii. Nüüd, kui me räägime siin, et meil on vahest ka finantsilistes asjades on meil niisugused kinnismõtted või et ei saa, kuidagi see ei paljune aga tead, missugune on meie suhtumine? Ma tean iseennast. Minul on väga raske mõelda välja väga pikka aega, ma olen sellega tegelenud, ma olen väga palju, on Jumal minust tööd teinud, aga mul on ikka see kokkuhoiu režiim. Mul on ikka see kokkuhoidmise režiim, mul on ikka see, et kui mina nüüd midagi ära annan, no siis ma ju annangi ta ära, eks? Aga kus see on tulnud? Matemaatikatunnid. Nii, sulle antakse 3 õuna, nii, tuleb sõber, nii, anna nüüd 2 ära, palju sulle järgi jääb? 1 jääb järgi, andsid ju ära, ei ole ju sulle enam seda 2 õuna. Aga kui me räägime taeva kuningriigi printsiipi, siis Jumala printsiibid ei toimu selliselt. Ma suutsin välja peilida niisugused, näiteks ütleme, ma annan 100% ära iseenda asjadest ja siis me mõtleme alati, minu mõttekäik on, minul ju väheneb, eks? Minul ju väheneb. Ma lihtsalt nagu olen ohvrimeelne, aga ta ütleb, et kuningriigis toimub kõik faktaalsüsteemis. See on niisugune looduslik süsteem, et kõik see lõputus, ma proovisin seda endale isegi selgeks teha, koosneb korduvatest sarnastest mustritest. Umbes niimoodi. Meie teame, kui on ümmargused asjad, on kapsapea, eks ju, on brokkol, on lillkapsas, kõik on ümmargused. Aga kui me vaatame näiteks jõe suudmes, see on ka nagu ümmargune. Puu, see mis ta siis nüüd on nüüd? Puu see võra
on täiesti ümmargune, eks ole. Vaata, kui suured, et see ei muutu sellest, kas ta on suur või väike. Ja meie tihti mõtleme, kui meie nüüd kasvatame ükskõik mis asja, et no minul on koduaias õunapuud, siis mul on seal marjapõõsad, siis mul on viinamarjad ja teate, ma pean viinamarja lõikama. Muidu ta täiesti taandareneb. Ta ei anna üldse meil vilja. Tihti mõtleme, et noh, las need õunapuud kasvavad. Aga ei saa, sealt tuleb vesikasvud, mu abikaasa kogu aeg lõikab ja on vanad puud, nad ikka kannavad veel vilja, sest neid lõigatakse. Jumal ütleb, ma lõikan ära teilt teatud asjad, ma teen ühte tööd, ma likvideerin, ma tervendan, ma parandan, ma teen ühte protsessi. Aga meie arvame, no nii, finantsidega on küll see kehva asi, et noh, annan ära, siis ei olegi. Aga me peaks mõtlema hoopis teisiti, et Jumala olukorras ja kõik, mis Jumalas on, ta ütleb, kõik toimib tema poole, tema läbi, tema sisse, tema jaoks. Aga meie oleme ju ka temas. Eks meie oleme ka ju selles samas Jumalas, me oleme selle sama täiuse sisse pandud. Ja nüüd, kui me mõtleme, et anname ära, no siis minul seda lihtsalt ei ole. Vaat sealt matemaatikast näiteks tuleb meil üks mõttekõrgistus. Me oleme midagi ära õppinud. 2 + 1, 3, 3 - 3, 0. Taskud tühjad, noh. Ja sealt tuleb ka see, et niisugune tunne, aga ma ei arva, et sa peaks igal ajal ja kõigis annetama, vaid et see on üks niisugune, et taeva printsiibis on lõpmatu detail. Ütleme näiteks, kui inimene ütleb, tead, ma olen oma asjadega nii ummikus, et ma jõudsin välja põhja. Noh, ma põhjas väljas, eks. Noh, lahendust ei ole. Nii, mul on üks niisugune mõttekäik. Ütleme, minul, kellel on mõttekõrgistused siin peas, mul on need kastid, siis ühesõnaga nendest saab hästi konkse panna. Ja nüüd, kui mina hakkan midagi tegema või mõtlema, mul läks mõte minema, kadus ära täiesti see idee, mis ma tahtsin rääkida. Ja siis tuleb minul üks mõte välja minu peast. Ja nüüd mul on mingi olukord vaja lahendada, see mõte tuleb must välja ja kuna mul on mõttekõrgistused, siis see mõte läheb kuskile sinna ja ta moodustab niisuguse ja siis sa tunned, ma olen kinni, midagi ei lahene, elu tuleb ära võtta, kõik on lõppenud, ühtegi lahendust ei ole, on ju? Tuleb vahest niisugune olukord, mitte ühtegi lahendust ei ole. Aga nüüd see sama Jumal, kui tema, ja siis mõni ütleb, kuule, ma olen põhjas väljas, mul ei ole ühtegi lahendust, ma olen kõik ära kulutanud ära, mul ei ole mitte midagi, mis iganes. Oled ju kuulnud küll, kui inimesed ütlevad, mul ei ole mitte midagi, ma olen põhjas väljas. Ja siis Jumal tuleb ja võtab selle, mis on põhjas väljas, ütleb, tema näeb seda kui võimalust, kui lahendust sind vabaks teha, sind terveks teha. Tema näeb seda kui lahendust, mis meie jaoks on, meie mõtted on ummikusse jooksnud. Nii, matemaatilist rääkisin ja siis hakkab töötama see, et Jumal tuleb oma valgusega sinna, kus sest saatan tahab nii väga, et hoiaksime pimenduses. Mina rääkisin just sellest mõttekäigust, mis minul on, kuna mina on ikka sest nõukaajast pärit ja asju ei olnud saada ja ikka mõtled, äkki läheb vaja. On meie mõttekäik. Ja mõtleme, et teate, kui palju seda koguneb igasugust asja sinna koju. Aga mina olen tõdenud praegu ükskõik, mõni inimene võib isegi omal elukohti vahetada. Sinna, kuhu tema eluaseme seab, sinna hakkab asjad kogunema. Ta kohe kogub selle asemel, et Jumal ütleb, ma puhasta, korrasta. Kui ma ei lõikaks oma viinapuud, ta ei kasvataks enam mul marju. Kohe kindel, et ei kasvataks. Ta lihtsalt läheb nii metsikuks ära, võib-olla üksikud kobarad, esimene paar aastat veel, aga ma olen selle läbi teinud, ma unustasin lõikamata, 1 aasta oli nii, et ja need kobarad olid nii peidus, nad ei läinud isegi korralikult lillaks mul. Ja siin ei olegi kuningriigi printsiip lõikva, likvideeri, puhasta, paljunda, suurenda, laienda, andesta ja armasta. Vahel tõesti see minevik ei luba meil näha seda jumalikku valgust meie elus ja jõuan tagasi sinna kohta. Jumal armastab meid kirglikult, jäägitult, et sa ei pea Jumala ees sellepärast vingeldama ja öelnud 12 tööpäeva olin põlvedel, palusin Jumala käest, see ei sündinud. Aga tihti on see, et
sinust saab ju tema poeg ja sa oled tema poeg. See suhtumine, ma tulen julgusega oma Jumala ette, kelle mõistus on mõõtmatu. Ma tulengi, nagu me siin lugesime kirja kohta, tema varjab mind, ta hoiab mind, ta otsib mulle lahenduse. Ja kui sa Jumalat kiidad, tead, ma olen täiesti veendunud, kui mingi olukord ja sa palvetad nii keeltes, otsid seda lahendust just konkreetselt sellepärast, mitte nii, et igal ajal muudkui palvetad, teadmata, mida sa palvetad, sest vaim ikka teeb oma tööd ja väga hästi teeb oma tööd. Aga et sa saaksid aru, ma toob mulle kellegi inimese silmad ette ja siis ma olen aru saanud, et ühel päeval mul oli õde külas ja hommikul vara meil tuli mõlemale üks ja sama inimene silmad ette. Täitsa kummaline. Ma ei tea, kuidas see üldse tuli, et me sellest jutustasime, siis loomulikult me palvetasime. Ja me palvetasime teadmata, mida aga me palvetasime keeltes, aga me palvetasime sihipäraselt. Vaat selle sama inimese pärast, kelle Jumal meeldib. Täpselt samamoodi, kui sul on mingid kõrgistused, siis tea seda. Mitte selles ei ole asi. Miks siis Jumal ei aita? Tulgu siis ja tehku. Tulgu ja vabastagu mind. Aga ta tahab sinu teadlikkust tõsta, et pärast sind on veel keegi, keda sa saad täielikult aidata. Ja juba siis, nagu ütleme, mitte, juhuslikult minul juhtus, no teistel kellegil peale minu ei juhtu. Aga et see veendumus, et sinu Jumal sind armastab, et tal on sinu jaoks võrratud mõtted, ta igatseb sinuga aega veeta. Kui sa käid vaimus, siis sa oled alati võitja. Ja ma lõpetan ühe mõttega, mis räägib kohtust. Tegelikult võta lahti laulud 101 ja 1. Ennem kui sa otsid, ma loen Juuda 1-2 halastust teile ning rahu ja armastus saagu rohkesti. Kas sa leidsid selle 101 üles? Ma laulan heldusest ja õigusest ja mängin sinule, issand. Amen. Ja mul on siin Jaakobuse 2.3, sest kohus on halastamatu selles suhtes, kes ise ei ole halastanud, kuid halastus kiidab end kohtust kõrgemaks. Ja kui ma uurisin seda asja, siis ta siin ütleb niimoodi, et kohus tihti arvatakse, et kohus ongi vaata, et Jumal on õiglane kohtumõiste, eks ole. Öeldakse, et kohus on nagu seadus, nagu käsk, aga tegelikult kohus on see täpselt selline, tuleb üks sinu sugulane ja ostab sind kõigest vabaks, nii nagu Rutiga oli. Seal piibli Rutiga, eks ole. Tuleb Jeesus on meie sugulane, ostis meid vabaks. Ja mille pärast ta peaks meid mitte armastama, mille pärast ta ei peaks meid ühel päeval ütleb, ai minul on sinuga siiber, tead, ma lõpetan ära sinuga. Ta ei mõtle iialgi nii. Ta ütleb, et ta ei lõpeta selle päevani mitte iialgi ära, nii kaua, kui me veel elame. Ta on iga päev meie kõrval. Ja nüüd, kui ma ütlen, mul on mingid, nagu öeldakse, imelikud arus, siis palvetame. Jumala ei ütleb, ta ilmutab sulle seda ka siis, kui sa saad sellest aru, ta teeb seda. Nii et me ei pea ennast, nagu öeldakse, murdma, väänama, sest et ma tean, et on niisuguseid kogudusi olnud, no see on konkreetne fakt, et on mingi pühavaimu kogudus ja inimesed on palvetanud pühavaimu ristimise pärast, ma ei tea, mis ajad need olid, aga see on kiriku ajaloos kirjas mingi konkreetse kiriku kohta, et ütleb, et nad kogunesid kokku suure vaimustusega, nad palvetasid pühavaimu ristimise pärast. Mõned said pühavaimu, paljud ei saanud. Ja siis alguses nad nutsid ja pisaratega ja küsisid ja anusid. Aga lõpuks kujutate, kui sa 10 aastat palvetad pühavaimu ristimist. Siis sa oled ju umbes niimoodi, et no ei nuta ju enam, ei ala ju enam, eks. Täpselt samamoodi me võime muutuda tuimaks, aga Jumal, elusta meid. Too meisse see elu tagasi, too meisse see vaimu täius ja selleks ongi meil need keeled. Meil on antud see vaimu täius, isa, me täname ja täna ka, issand, ma palun iga ühe pärast, et need kuningriigi printsiibid, see, et kuningriik on paljundav kuningriik, see, et kui vanas testamendis ütleb, et teile makstakse 7-kordselt tagasi, 3-kordselt tagasi, siis kuidas Jumala printsiip toimub kuningriigis? 1000-kordselt.
ta ütleb, ma 1000-kordselt paljundan seda. Nii et see, mis ta hakkab pruutkoguduses tegema, ei ole mitte, et me oleme niisugused pruuditjad 5 töökohta, me ütleme, ei tea, kus saab, ei tea, kus saab. Jumal ütleb, mina varustan, looda ometi minu peale. Ei ole 2 + 2, 4 on, aga kuningriigis ei ole see ainult see. Kui sina arvad, et sina ei raba tööd ja ei teeni 4 töökoha peal, siis mina praegu tõden seda, et Jumal tõesti õpetab mulle seda asja. Kui muud asjad olen võib-olla selgeks saanud, no kas nüüd just selgeks, aga paremaks saanud, siis tegelikult on küllalt, mida meil õpetada. Ja kõik läheb kasuks selle jumaliku kuningriigi jaoks. Mitte ükski asi ei lähe kuskile raisku. Ma ütlen, nii mõttetu õppetund. Ei ole ühtegi mõttetut õppetundi, olen mina niimoodi saanud aru. Ja sellepärast, Isa, ma tänan sind selle eest, et sa oled oma rahva kiituse, ülistuse keskel. Et need, kes otsivad sinu palet, sa ütled, ma varjan neid. Isegi kui nad ei ole kõigest lõpuni, üdini, viimseni aru saanud, siis ometi sa ütled, sa varjad neid, sa hoiad neid, sa õnnistad neid, et me mõtleme oma Jumalast kui Jumalast, kes tahab meid õnnistada. Ma siiski tuli üks mõte ühest näitest, see ei ole ka minu näide, ma ei mäleta, kes Teres Orlovski või kelle näide see on. Ühesõnaga, ta sai Jumala käest siukse näite, et ütleme, et seal oli just nimelt borsisupiga. Jumala lapsed, ütleme siis nüüd, lapsed tulevad koju, ütlevad, Isa, anna meile tee meile, me tahame süüa, anna meile borsi. Isa ütleb, näe, kullakesed, võtke, borsisupp on valmis, sööge. Isa, anna meile borsi. No tulge nüüd ja laua äärde, näe, võtke nüüd, no võtke. Lapsed lõugavad, isa ütleb, no võtke, isa paneb mõtet pea sisse, no näete, siin on see borss, no söö. Ei, anna meile borssi, kui tihti me oleme Jumala lastena just sellised. Jumal ütleb, võta see vastu, usu sellesse, sul on antud vaimurelvad, võta vastu, kui sageli me lihtsalt oleme mingites oma kinnismõtetest, me ei suuda vastu võtta, mis meil on antud. Aamen, olge õnnistatud, hoitud ja nautige imelist Eestimaa suve.